mis on taustal? Jaa, et seekord sai nii-öelda valitud meil põhiliseks siis Škoda, et põhjus, miks me seda tegime, oli see, et me tahtsime nii-öelda teada, mis on nende autode põhiline erinevus ja aru saada siis nii-öelda ka nii-öelda siis, mis on nii-öelda siis võistlussituatsioonis nii-öelda, kuidas see auto tundub, et üks asi on testimine, testis aru saada, kuidas auto on, aga teine asi on nii-öelda võistlussituatsioonis päris pingega, et kuidas nii-öelda siis need asjad nii-öelda kokku mängivad ja ikkagi pikad erinevad katsed, erinevad nüansid katsetel, kõik see kokku, et aru saada, et jah, et küll me siin Paides kahjuks täit arusaamu nii-öelda sellest autost nii-öelda ei saanud, et kuna oligi nii-öelda küllaltki kiire ralli ja tugeva pinnasega ralli, et nii-öelda oli selline pigem libedama poolne, et kindlasti nii-öelda teeme testi nii-öelda või mõne ralli võib-olla äkki veel Škodaga, et nii-öelda täielikult aru saada, et mis siis nii-öelda see erinevus on, milline auto mulle nii-öelda endale kõige rohkem sobib, et ja sealt pealt siis mille peale me nii-öelda, mis margi peale me nii-öelda siis päeva lõpuks jääme. Oma sõidu ja tulemusega rahul? Jaa, suures pildis olen tulemusega rahul, sõiduga rahul, et eks seal oligi, et alguses võib-olla oli natuke liiga agressiivne ja läks nii-öelda selline sirge sõidujoone stiil natuke nagu meelest ära, et läks liiga agressiivseks, et siis ma nii-öelda tõmbasin nii-öelda natuke tagasi ja nii-öelda kohandasin enda nii-öelda sõitu natuke siis, kuidas see auto nii-öelda soovib ja kuidas see seade soovib, et aga suures pildis ma arvan, et võib väga rahul olla ja samamoodi Annika tööga, et väga briljantne töö. Näiteks nii, et raja ääres olles ma tundsin nüüd üle hulga aja ära Taavi Niinemetsa sõidu. Et mis on selle taustal? Sul oli teine tempo, kui sul on olnud siin Evoga varem. No jah, selle Evoga on üks terve jada probleeme olnud, et enne igat rallit me oleme mingist jagu saanud ja nüüd enne seda rallit me leidsime selle võimsuse probleemi üles, et niisugune dünos käisid, et nagu oleks jõud olemas, sõitma hakkad, mul kogu aeg tundub, et ei ole. Ja nüüd viimases dünos käies leidsime üles, et tobe viga, et kapott piiras õhuvõtu niimoodi ära, et see oli kõvem piire, kui see 34-milline kõri seal on. Ja nüüd lahendasime selle ära ja nüüd on autol jõud olemas ja difrid töötavad ja kõik muud asjad ka, et nüüd lõpuks sai sõidule pühenduma hakata. Tundsid mõnu ka, et käis nii nagu peab? Jaa, ei, nüüd saab autot sätti, natuke tahab nüüd nagu ennast on vaja korrigeerida, et kuidas sõita nagu, et enne kui ta vigane oli, siis see ju pärssis ka seda nii-öelda sõidustiili natuke. Aga ei, nüüd siit saab jah, selle pealt saab ehitama hakata, jah. Paide ralli ja klassi võit, kuidas ralli minema hakkas Paides praegu? No, ralli hakkas reedel minema kohe vale startiga. Et päris tugev närv oli sees koduralli ja tahtsin hästi esineda ja mingi 0,5 sekundit varastasime, et vale stardiga, aga saime ikka katsevõidu seal ja järgmised katsed läksid ka täitsa hästi, nii et ja täna hommiku siis startisime 3. Esimene voor oli väga libe, aga teises vooruks oli juba jälg ees ja sai väga hästi sõita. Eile oli vihmahoogusid ja nüüd tänane lõpp oli ka vihmane, et kas sellised haarde tingimused suutsid üllatada ka? No meie vihma ei saa. Et selles mõttes, et esimesel, kui keskmised said, siis me teisel ringil läksime, see ei saanud ja nüüd tuli mõni piisk, et meie nagu ainult linn. Ja täna oli teil nagu 3. minek, et mingi kerge jälg oli ees, aga kui keeruline sõita oli? No selles suhtes oli okei, et eile me mõtlesime, et hakkame maletama või hakka, et saaks 11. minna, aga kuna Luntsiga oli vahe seal nii väike, aga teised juba olid kaugemal, siis mõtlesime, et riskime ja proovime, kuna Luntsiga koos sõidame. Ja kahjuks siis Luntsil läks nüüd veepump ja selles mõttes oli okei, et mingisugune jälg oli ees. Kokkuvõttes sõiduga rahul? Jaa, kokkuvõttes väga rahul, sest esimene võit, ütleme nagu päris võit, et eelmine aasta tuli ka siin Paides, aga see tuli paberil, aga nüüd on nagu päris. Karjääris oluline verstapost? Väga oluline, jah, väga tore verstapost. Alustaks siis eilsest päevast. Üsna pikk avapäev oli, kuidas rütmi paika saite ja kuidas minema hakkas? Esimene katse tegelikult oli üllatajalt et see on üle-eelmine aasta sõitsime seda, et siis on nagu vähe lihtsam. Ja teine katse oli täitsa võõras, 2023 vist oli ta tagurpidi, et siis oli nagu keeruline selle, kui enesekindlust niikuinii ei ole, et siis nagu võõral teel kiiresti sõita on nagu eriti keeruline, aga ei andsime endast parima ja SS1-3 oli nagu okei kiirus, aga seal teisel katsel oli nagu keeruline. Kuidas tänase päeva sündmused sinu vaates arenesid? No teadsin, et hommikul see vahastu on kohe üsna tähtis, et seal tuleb minna suruma. Et siis ma vaatasingi seda videot korduvalt ja
ja valmistusin selleks ja hommikul õnneks tuli hästi välja ka vist 6 sekundiga või natuke rohkem seal võitsime selle katse, et siis saime väikse vahe sisse ja siis edasi oli nagu sai natuke rahulikumalt võtta ja hoida. Selline kontrolliv sõit. Ja just. On see kuidagi keeruline ka sinu jaoks? No ma ütleks praegusel hetkel oli ta küll keeruline, sest juba see kontrolliv sõit oli nagu kohati ebamugav, et see enesekindluse uuesti tekitamine võtab aega ja iga katsega läks paremaks, aga eks see oli kindlasti keeruline. Alustaks siis eilisest päevast, et üsna pikk kilometraaž esimese päeva kohta, et kuidas rütmi leidsite ja kuidas minema hakkas? Katse alguses ma arvan, et rütmi leidsime päris hea, aga täpselt kui jõudsime sinna pumbajaama hüppe juurde sandiväsitaja katse peal, siis tuli siuke padukas alla, et asfalt oli täiesti läbimärg ja mahapööre tagasi kruusale sealt pigi peal oli nagu kelguga, sealt lasime pikaks ja kaotasime sealt kohe, ma arvan, 10 sekki kindlasti koos tagurdamisega. Aga tegelikult see rütmi isegi ära ei rikkunud, et katse tuli nagu okeilt välja, aga Preedi katse peal lihtsalt natuke liiga pikad sirged meie auto jaoks, et enamus aega tiksusime seal 168 piire ja see kogu lugu. Tänasest päevast rääkides siis kuulsin, et pidamine oli kohati päris paljusid inimesi üllatanud, et kuidas teil see täna päev läks? Ja ei olnud erinev meil ka selles mõttes, et mingid metsaalused kohad ikka üllatasid päris tublisti, et õnneks jäime tee peale ja suutsime need ära klattida. Kuidas ralli üldiselt kokkuvõtted jäid rahule? Pigem jäin eks võitsime ikkagi tegelikult tänu konkurendi ebaõnnele, et Margi auto andis alla ja me talle enda kiirusega siin rallil kindlasti vastu poleks saanud, aga tehnikasport. Hi Rocky, welcome back to Paide. Nice to see you again. Last year when we met here there was like many technical problems, but enjoying this year more a lot, I think, yeah? Yeah, of course it's nice to have get through all of the stage right at the moment, and even last year I was enjoying quite a lot because that was also the part of the rallying, if something happened we should have to fix the car and get going, so but this year is without any problem and it's getting better and better every stage, and especially this Estonian road is really nice to have enjoying the stage with the rally driving, so it was so much fun with it. Minu mälu järgi sa sõitsid viimati Saaremaa rallil, et kui keeruline oli nüüd peale pausi rütm kätte saada? Ütleme, et esimene katse oli esimene kilomeeter sisuliselt ikka päris probleemne, et üles leidis enesekindlus, aga tundsime seal teisel kilomeetril, pidamine on ikka see, mida me ootasime ja siis selle pealt ehitasime edasi, et ei olnud nagu üleliia keeruline seda tempot leida. Testisite ka enne või tulite? Ei, sisuliselt mitte, et me autoga ükspäev sõitsime 2 kilomeetrit ja siis jooksis rattalaager kinni, et siis sai poole hommikuni seda vahetatud ja pärast seda sõitsime vist äkki 10 kilomeetrit autoga lihtsalt niisama natukene liigutusime, aga otseselt mingit testi küll alla ei teinud. Oli nagu üllatus ka, et see vahe nüüd nagu esimese päeva lõpus nagu nii pikaks õnnestus käristada? Jaa, pigem oli küll, et me ise ei arvanud üldse, et see vahe nagu nii suureks käriseb, et pigem oli siuke arvasime, et õhtu lõpuks saab siuke 30 sekundit vahet äkki, et... Kuidas siis täna oli kontrolliv sõit lihtsalt algusest lõpuni? Ei, päris kontrolliv ei olnud, ütleme, et me ikkagi läksime täispanga peale välja, et igalt poolt maksimum, et siis nüüd seal viimasel vahastu läbimisel suutsime just löökaugust läbi sõita ja peale seda oli rooliga kohe probleeme, et ütleme nii, et maha ei hakanud igaks üks võtma, et pärast hakkab enda tempot mõjutama või rütmi, et... Mis nagu endale nagu põhilisena sellest rallist kaasa võtta on? Jaa, eks ilmselt see ongi nagu näitab, et tuleb edasi liikuda kuskile kõrgemasse klassi, et äkki saab kiiremate meeste vastu sõita ja on endal rohkem konkurentsi, et... On see juba konkreetne plaan või mõte lihtsalt? Hetkel on see ainult mõte, aga vaatame, äkki Saaremaaks on mingi võimalus. Oh